Shalom ja tere tulemast tagasi Iisraeli koos Alinega. Täna tutvume kohaga, mis muutis igaveseks Iisraeli ajalugu. Sest just siin, vaid mõne meetri kaugusel sellest kohast, kus me oleme, asus lepingulaegas. Ja siit viidi see ära ja see sattus pagendusse. Kuid mitte babüloonlaste, vaid vilistite poolt. Tulge minuga tutvuma Izbetsartaga, Piibli Eben Ebenezeriga ja selle arheoloogiaga. Kui te olete valmis, hakkame pihta. Ebenezer asutati umbes 3300 aastat tagasi kohtumõistjate ajal ja see oli väike põllumajandusküla. Siin elas mõnikümmend või mõnisada elanikku, aga hoolimata oma väikesest füüsilisest suurusest muutis see koht Piibli ajaloo käiku. Aga kuidas arheoloogid seda kõike teavad? Kuidas nad teavad, millal see koht ehitati? Sest vähemalt esmapilgul näib siin kõik olevat kivist tehtud. Selle koha dateerimiseks on 3 peamist tehnikat. Esimene on keraamika abil. Jah, enamik ehitisi suured on kivist. Aga tulge siia minuga. Kui me hakkame sügavamalt vaatama kaevamisi, vaadake, mida me hakkame leidma. Keraamikatükikesed. Vaadake, kui ilus see on, rahvas. Siin on meil keraamikat ja arheoloogid, kui nad seda kohta kaevasid, leidsid nad tuhandeid, tõesti tuhandeid selliseid tükke. Ja nad saavad keraamikatüübi järgi teada, millal see ehitis on ehitatud. On veel 2 võimalust ka vaata. Kõigepealt peame keraamika tagasi oma kohale panema. Teine viis on süsinik 14 testide abil. Süsinik 14 puhul võetakse sõna otseses mõttes orgaanilisi materjale koha pealt ja testitakse neid. Ning nii saab üsna täpselt teada, millal ehitis on ehitatud. Ja 3. viis on arhitektuuri järgi. Kujutage ette kohta, kus te elate, oma linnas. Kui hoone on ehitatud tänapäeval või 50 aastat tagasi, te suudate selle ilmselt üsna kergesti ära tunda, sest arhitektuur muutub ajas. Kujutage ette kirikut, mis on ehitatud 50 aastat tagasi või kirikut, mis on 100-150 aastat vana. Stiilid muutuvad. Ja sama kehtib ka vana arhitektuuri kohta. Mõnikord võttis nende muutuste toimumine veidi rohkem aega. Aga kui me vaatame kohtumõistjate ajastu maja ja kuningate ajastu maja, need on erinevad. Kui me vaatame Babyloonia ajastu, on need veelgi erinevamad. Ja see maja, mida me näeme, on klassikaline maja. Rauaaja algusest ja nüüd teeme ajarännaku ning läheme sisse, et seda maja tundma õppida. Lähme! Kui teile meeldib selle kanali sisu ja soovite meie projekti toetada ning saada ligipääsu eksklusiivsele sisule, siis olete oodatud liituma selle kanali liikmete klubiga. Kõik vajalik info on siin kirjelduses olemas. Ja tõesti, suur aitäh kõigile, et olete koos minuga osa sellest ajaloolisest ja arheoloogilisest teekonnast. Ja nüüd jätkame oma ringkäiku Ebenezeris. Seda tüüpi ehitisel, sellel arhitektuuristiilil on üsna ebaloov nimi. Seda nimetatakse 4 ruumi majaks. Esimene ruum oli see, siseõu, mis oli avatud taeva poole. Igal küljel 1 tuba ja veel 1 tuba tagapool. Ja vaadake, kui hämmastav. Siin näeme isegi ühe samba jäänuseid, mis toetas selle ruumi
selle külgse ruumi katust. Aga võib-olla mõni teist küsib endalt. Kus on ülejäänud seinad? Kas me näeme, et sein on säilinud ainult sellise kõrguseni? Kus on ülejäänu? Asi on selles, et nende seinte ülejäänud osa oli tehtud savitellistest. Nii et kõik vundamendid ja kuni siia kõrguseni veidi üle meetri olid kivist. Sellest kõrgemal olid savitellised. Ja pärast 3000 aastat on need savitellised juba ammu kadunud. Alles on jäänud vaid väikesed jäljed, mis aitasid arheoloogidel mõista, millised need seinad algselt olid. Ja see maja, nagu kõik tolle aja majad, täitis mitmeid funktsioone. Loomulikult olid seal toad, kus inimesed magasid, oli ka köök maja sees, aga oli ka loomade osa, sõna otseses mõttes toll. Ja see maja, kus me praegu oleme, oli Ebenezeri kõige luksuslikum maja. Jah, see oli kogu linna kõige uhkem maja ja see näitab meile tõesti, kui lihtne põllumajandusküla see oli. Kuid hoolimata linnamajade lihtsusest, kõigil neil olid äärmiselt paksud välisseinad, vaadake nende suurust. Ja kõigil majadel oli ainult üks väike sissepääs, vaadake siia. See on sellepärast, et see oli seotud kaitsega. Kohtumõistjate aeg oli täis palju sõdu ja konflikte. Ja see konkreetne maja, mida me praegu näeme, ehitati umbes 3150 aastat tagasi. Ja just sel ajal saabus siia piirkonda uus rahvas. Või õigemini rahvaste konföderatsioon. Neid kutsuti mererahvasteks. Ja nende mererahvaste seas olid vilistid. Mererahvad, nagu nimigi ütleb, saabusid laevadega Vahemere idarannikule. Nad olid Euroopa päritolu, Egeuse mere piirkonnast ja tõenäoliselt ka Kreetal. Ja just vilistid ründasid ja vallutasid Kaanani maa lõunaranniku. Ja nad asutasid siis Pentapolise, niisvilistite linna, mis olid Gaza, Askelon, Astod, Gat ja Ekron. Ja neist said Iisraeli rahvas suured vaenlased. Aga enne kui me jätkame selgitust vilistite kohta, pean ma teile üht väga olulist asja selgitama. Selgitus. Et piibli vilistid ja tänapäeva palestiinlased on kaks täiesti erinevat rahvast. Nagu me rääkisime, olid vilistid Euroopa päritolu. Ja me teame seda isegi DNA-testide põhjal. Tõepoolest, Iisraelis kaevati välja vilistite kalmistuid, võeti luid ja testiti DNA-d ning nähti, et neil oli tõesti Euroopa päritolu. Vilistid olid paganad. Neil oli Egeuse kultuur ja nad kasutasid mittesemiidi keelt. Ja vilistid alistati assüürlaste poolt ja hiljem viidi nad babüloonlaste poolt pagendusse. See tähendab, et umbes 2600 aastat tagasi saadeti nad kaugetesse maadesse ja nad ei tulnud enam kunagi tagasi. Ja nendes kaugetes maades kadus nende kultuur lõpuks ning nad segunesid teiste rahvastega. See tähendab, et piibli vilistid, Iisraeli rahva suured vaenlased kadusid sõna otseses mõttes ajaloost. Ja nüüd võrdleme seda tänapäeva palestiinlastega. Palestiinlased on araabia päritolu. Etniliselt on nad araablased, mitte eurooplased. Nad on enamuses mosleeni usku ja saabusid siia mitu sajandit pärast seda, kui vilistid olid juba kadunud ning nad võtsid üle selle piirkonna nime,
mis kunagi osaliselt kuulus vilistidele. Ja see ei ole poliitika, see on ajalugu. Aga kuna ma näen tihti, et inimesed ajavad need kaks segamini, mõnikord kogemata, aga mõnikord ka meelega, siis ma tahaksin selle punkti natuke selgemaks teha. Ja nüüd räägime taas piibli vilistlastest. Pärast seda, kui nad jõuavad Kaanani rannikule ja asuvad sinna elama, hakkavad nad tugevnema ja laiendama oma territooriumi kaugemale 5 algsest linnast. Nad hakkavad laienema ja jõuavad lõpuks Afekisse, mis asub siin samas meie kõrval. Ja Iisraeli rahvas on korduvalt püüdnud vilistite pealetungi peatada, kuid suurema eduta. Ja olukord muutus aina kriitilisemaks. Siis prohvet Samuli päevil saabus otsustav hetk. Tuli kord ja lõplikult otsustada, kellele see maa oli tõotatud, kas Iisraeli rahvale või vilistidele. Ja tuletame meelde, vilistid olid juba siin kuni Afekini meie kõrval. Ja nad valitsesid kogu rannikuala Afekist lõuna poole, Egiptuse suunas. Ja Iisraeli rahval oli siis oma pealinn Siilos. Ja nad hakkasid saatma vägesid siia piirialale suureks lahinguks, mille toimumist nad teadsid. Iisrael valis Eben-Eeseri oma laagri asukohaks, oma vägede keskseks peakorteriks. Aga küsimus on, miks? Kui siia vaadata, siis see koht ei tundu eriti muljet avaldav. Miks just see koht valiti? Selleks on 2 põhjust. Esimene põhjus, millest me juba rääkisime, on see, et me oleme Afeki kõrval. Lahing toimuks siin väga lähedal ja sellepärast tahtsid nad laagri võimalikult lahingupaiga lähedale panna. Aga on veel teinegi põhjus, mida me teame arheoloogia kaudu ja seda tahan ma teile nüüd näidata. Tulge minuga. Pange tähele neid ringe siin maas. Neid on 10 üle kogu Eben-Eeseri laiali. Ja nüüd tahan ma teilt küsida. Kes suudab ära arvata, mis need olid? Jätke oma arvamused ja pakkumised siia kommentaaridesse. Ja nüüd proovime aru saada, mis see oli ja kuidas see on seotud piibelliku lahinguga. Esiteks, need siin ei olnud tsisternid ega veehoidlad, sest kui need oleksid olnud, oleksid need pidanud olema krohvitud. Mis need kõik augud on? Need siin olid teravilja ladustamise siilod, sest nisusaaki koristatakse siin Iisraeli maal vaid kord aastas. Nii et nad koristasid nisu ja otra siit piirkonnast, tõid selle nendesse kivist siilodesse ja katsid need samuti kividega. Ja nii said nad neid hoida aasta või isegi kauem. Suletuna ja eemal kahjuritest ning ka närilistest. Ja selle koha silode arvu põhjal mõistame, et kuigi elanikkond oli väike, oli neil suur põllumajandustoodang. Ja veelgi enam, kaevamistel leiti siit ka väikesed müürid. Mitte linna kaitsemüürid, need leiti samuti, vaid leiti väiksemaid müüre, mida kasutati loomade, kariloomade hoidmiseks. Ja see tähendab, et Eben-Eeseris oli tohutul hulgal toitu, nii teravilja kui ka loomi. Ja kui sa tood siia laagri koos tuhandete ja tuhandete sõduritega, siis on sul vaja toitu. Seega on ajalooliselt ja arheoloogiliselt väga loogiline paigutada Iisraeli rahva laager sinna, kus on palju toitu.
Nii et kui laager oli siin Ebeneeseris üles pandud ja vilistite laager samuti väga hästi Afekis paigas, saabus suure lahingu, suure võitluse hetk ja mõlemad rahvad kumbki oma laagrist tulevad välja ja kohtuvad avatud väljal. Ja algab see suur lahing, see suur hetk. Israel on kohutaval viisil lüüa saanud. 4000 Iisraeli sõdurit saavad lahingus surma. Ja siis nad taanduvad ja lähevad tagasi Ebeneeserisse ning hakkavad mõtlema, mida me nüüd teeme? Mida me nüüd teeme? Ja piibel räägib meile, mille nad otsustasid. Kui sõdurid laagrisse tagasi tulid, küsisid Iisraeli juhid, miks issand lubas vilistitel meid täna võita? Lähme Siilosse ja toome issanda seaduse laeka siia, et ta oleks meiega ja päästaks meid meie vaenlaste käest. Siis nad saatsid Silosse ja tõid sealt vägede issanda seaduse laeka, kelle troon on keerubite vahel. Eeli pojad, Ofni ja Fineas, saatsid Jumala seaduse laegast ja rahvas tähistas laeka saabumist. Nad olid kindlad, et nüüd nad võidavad. Kui issanda seaduse laegas jõudis laagrisse, hüüdsid kõik iisraellased nii valjusti, et maa värises. Kui vilistid kuulsid neid hüüdeid, küsisid nad, mida need hüüded heebrealaste laagris tähendavad. Kui nad said teada, et issanda seaduse laegas oli laagrisse toodud, lõid vilistid kartma ja ütlesid, Jumalad on tulnud laagrisse, häda meile, midagi sellist pole meile kunagi juhtunud. Häda meile, kes päästab meid nende vägevate jumalate käest. Need on need jumalad, kes lõid egiptlasi kõiksugu nuhtlustega kõrbes. Olge tugevad vilistid, olge mehed, muidu saate hebrealaste orjadeks, nii nagu nemad olid teie orjad. Olge mehed ja võidelge. Aga kas sellest piisaks, et tabada Iisraeli rahvale võit? Sest rahvas ei paastunud, ei palvetanud Jumala poole ega kahetsenud oma tegusid. Nad lihtsalt tõid laeka, et kasutada seda omamoodi amuletina, ilma millegi muuda. Ja siis toimus teine Ebeneeseri lahing. Nendel samadel põldudel toimus teine ja suurem lahing. Ja siis Iisraeli rahvas koheb veelgi suuremat kaotust. Seekord räägime 30 000 hukkunud sõdurist. Ja mitte ainult. Hukkunute seas olid ka Ofni ja Pinehas, tabernaakli ülempreestri pojad Siilos. Ja mis kõige hullem, seaduse laegas varastati ja viidi vilistite territooriumile ning pandi Ashdodi linna Dagoni templi sisse. Ja üks arheoloogiline leid, mis on olulisem kui kõik, mida me seni näinud oleme, leiti just nimelt ühe silo sees. Ja see oli ostrakon, ostraka. See tähendab keraamika killule kirjutatud teksti. Sellel oli 103 vana heebrea tähte. Üks vanimaid leitud heebreakeelseid kirjeid. Ja see on väga salapärane kiri. See on jagatud 5 reale. Alustame kõige alumisest reast. Kõige alumine rida on lihtsalt heebrea tähestik. A, B, C, D. Aga siin midagi veidi kummalist. Tähestik on vasakult paremale. Ja heebrea keel on alati, isegi kõige vanematel aegadel, on kirjutatud paremalt vasakule.
Nii, esimene mõistatus on, miks tähestik on, kui nii võib öelda, tagurpidi. Ja ka selles tekstis on mõned üksikud tähed, mis on pööratud. Sõna otseses mõttes vales suunas pööratud. Ja miks? Seda me ei tea vähimalgi määral. Nii et viimane rida on tähestik, tähestiku järjekord. Aga mis on kirjutatud 4 eelmisele reale? Arheoloogide seas käib selle üle suur arutelu. Need on osaliselt kustunud ja kahjustatud. Ja seetõttu on väga raske välja lugeda, mis sinna on kirjutatud. Kuid uurija William Shea usub, et tal õnnestus see tekst lahti mõtestada. Ta avaldas oma uurimistöö tulemused 1990 aastal. Ja tõesti see, mida ta suutis nendest vanadest heebrea tähtedest välja lugeda, on šokeeriv. Ma jätan selle täieliku uurimistöö lingi siia videosse kirjeldusse, kes soovib, saab klõpsata ja inglise keeles lugeda. Ja nüüd kuulame koos, mida ta dešifreeris. Tulime väljale Silost Afeki. Kitimid võtsid selle ja läksid Asoori, Dagoni, Ashtodi isanda ja Kati juurde. Sennas siis Kirjat Järimik. Hofini, jalaväelaste kaaslane, tuli vanemaid hoiatama. Hobune saabus ja sellel oli minu vend, et me saaksime ta matta. Vaadake, kui uskumatu. Kui see tõlge on õige, siis on see midagi tohutut. Sest sellel on otsesed paralleelid piibli jutustusega. Teksti esimene rida kirjeldab inimeste rühma liikumist Siilost välja Afeki väljale. Ja on mõistlik tuvastada see rühm iisraellastena. Teine rida tuvastab teise rühma või rahva, tittimid. Seda terminit kasutati Küproselt pärit inimeste kohta. Kuid mõnikord võis see olla ka üldisem termin meritsi Kaananisse saabunud inimeste kohta, nagu näiteks mererahvaste puhul. Nende hulgas dilistid. Ja tekst jätkub, kui need Kittimi rahvad viivad kaasa mingi nimetamata eseme. Tõenäoliselt on see seaduse laegas. Ja 3 mainitud kohast 2 esinevad ka piibliloos. Esimeses Saamoli raamatus peatükis 5. Ja viimane rida räägib selle eseme tagasitoomisest. Samuti mainitakse Kirjat Jäarimit, üks seaduse laeka peatuspaikadest. See kiri on dateeritud Ebenezeri lahingu ajastusse. See tähendab, et kui William Shea tõlgendab teksti õigesti, see on viimane ülestähenduslepingu laekast enne, kui vilistid selle endaga viisid. Aga me peame alati meeles pidama, et kõige olulisem polnud mitte laegas ise, kuldne ja akaatsia puust laegas, vaid see, mis selle sees oli. Need olid seaduse tahvlid. Need sisaldasid 10 käsku, mõna ja Aaronissau. Ja vilistid viivad ära laeka, kõige tähtsama eseme Iisraeli jumala kummardamisel ja asetavad selle paganlikku templisse. Dagoni tempel Asdodis. Aga mis siis templis ja linnas juhtub? Kui elanikud hiljem saabuvad, on kuju ümber kukkunud ja peata. Ja kogu linna tabab kohutav katk. Ma tean, et erinevatesse keeltesse tõlkides tsenseeritakse piiblit vahel veidi, sest hemorroididest on inetu rääkida. Ja sellepärast ilmub mõnikord hoopis sõna nagu haavad, vähid, kasvajad. Aga heebrea originaalis on kirjas trorin. See oli hemorroidide nuhtlus. Siis Ashdodi elanikud mõistavad, et nad ei peaks laegast enda käes hoidma ja saadavad selle katti, mida tabab sama nuhtlus. Seejärel Ekronisse
ja ka seda tabab nuhtlus. Ja siis lõpuks saavad vilistid aru, et nad ei peaks hoidma seaduse laegast enda käes. Ja nad annavad selle Beit Shemeshi linnale, mis oli juba Iisraeli territooriumil asuv linn. Kuid Beit Shemeshi elanikud, mitte kõik, vaid mõned, nähes laegast tagasi tulemas, teevad nad midagi täiesti keelatud. Nad avavad laeka, vaatavad selle sisse. Siis tabab ka Beit Shemeshit suur kaat. Ja siis ka Beit Shemesh saadab leka Kirjat Jearimi. Ja seal see jääb, kuni see lõpuks viiakse Jeruusalemma ja pannakse siis templi sisse, Saalomoni templisse. Tõepoolest, laegas tegi tohutu teekonna enne kui jõudis templisse. Kuid mõned sajandid hiljem, aastal 586 enne Kristust, hävitavad babüloonlased templi täielikult. Ja siis kaob seaduse laegas ning ei tule enam kunagi tagasi. Aga see on juba teema tulevaseks videoks. Ma loodan, et teile meeldis tutvuda natuke põhjalikumalt Ebeneseri lahingu ja selle koha arheoloogiaga. Kui teile meeldis, ärge unustage laiki panna ja kohtume järgmisel korral.